Õpe Eesti Kunstiakadeemia graafilise disaini osakonnas toimub võrdlemisi horisontaalselt. See tähendab siis seda, et me näeme õpilasi endaga võrdeväärtsetena, just kui võtame teid kui kolleege. Meil toimub üpris vähe selliseid traditsioonilisi nii-öelda siis vastandudes horisontaalsele ülevalt alla loenguid, kus keegi lektor seisab pedestaalil ja annab oma teadmiseid tummale publikule, vaid pigem me viime läbi õpet töötubade kaudu. Mulle meeldib graafilise disaini eriala juures see, et see on hästi mitmekülgne ja alati, kui on uus projekt, sul on hästi palju erinevaid väljendusviise, kuidas läheneda mingile asjale, et see on hästi nagu värskendav. Kõige esimesena tulebki lihtsalt meelde see seltskond, et kelle ma siin leidnud olen. Erinevatel üritustel käiakse koos, tehakse üritusi, et ka juba teistest erialadest on nii palju nagu tutvusi ja sõpru, et see on alati nagu kõige säravam tähtsus. Graafilist disaini tasub tulla õppima sellepärast, et mõista meid ümbritsevat visuaalset maailma paremini ja et selles aktiivselt osaleda, kas siis erialast tööd tehes või lihtsalt aktiivse kodanikuna. Graafiline disain on suhteliselt uus eriala, et selles on hästi palju veel avastamata, palju ka kirjutamata, eriti Eesti kontekstis. Lihtne ongi midagi uut luua, midagi originaalset tegelikult teha. Väga palju tullakse sisseastumisele ja näidatakse ainult joonistusi, aga me tahaksime näha ka kindlasti erialaseid katsetusi, et kui te olete kujundanud näiteks mingisuguseid Facebooki bännerid mingisugusele üritusele või plakateid või koolis teinud kooli ajalehte või almanahhi, siis kindlasti võtke need kaasa. Kui teil ei ole seda võimalust olnud, siis kindlasti tekitage seda ise, ehk siis kujundage nii-öelda sahtlisse nii palju kui võimalik ja tooge kõik see kraam kaasa ja näidake meile. Teiseks me tahame aimu saada teie erialasest silmaringist või huvist, et mis teid tegelikult graafilist disainis huvitab, et milliseid disainereid te jälgite, milliseid kanaleid pidi te graafilise disaini kohta informatsiooni ammutate ja kui kursis te olete sellega, mis tegelikult toimub Eestis, kui toimub graafilise disaini alane näitus, kas te olete seal käinud või kas te üldse teate sellest, kes on Eestis võib-olla olulisemad või teie jaoks olulised graafilised disainerid ja samuti, et kas te üldse teate, mis siin osakonnas toimub, kas te näiteks jälgite, missugused avalikud üritused toimuvad osakonnas ja kas te olete ka mõnel käinud. Minu soovitused sisseastujatel on see, et nad juba eelnevalt käiksid üritustel ja looksid sidemeid sama eriala tudengitega. Ja siis ongi see, et nad juba jääks nii pilti, et õppejõududel on ka nende näod tuttavad. Ja kindlasti, kui ongi sisseastumist katsetaeg, siis võtta endale seda aega, et teha. Ja kui sul on vestlus, siis lihtsalt särad olla siiras ja kui sul on tõesti tahe ja huvi, siis see paistab su silmadest välja, et jää enesekindlaks ja kui sa ise enda töösse ei usu, siis teistel on ka seda raske teha. Kuna on terve nädal, kus ülesandeid teha ja intervjuudel käia, siis ma soovitaks võtta selle nädala vabaks. Sellepärast, et nende ülesannete jaoks läheb tohutult palju aega ja mida rohkem aega sinna sisse panna, tavaliselt seda paremaks see siiski läheb. Ja kui on kelle käest küsida, kes on nagu vähegi kunstilembeline inimene tagasisidet, et lihtsalt enda mulli kinni ei jääks, kui neid ülesandeid teha. Samuti me tahaksime teada saada natukene teie kui inimese kohta. Meid huvitab teie mõttemaailm, mis raamatuid te loete, mis filme te vaatate, kas te olete käinud näiteks viimasel ajal teatris või mõnel näitusel. Sellised üldised küsimused, et lihtsalt mõelge nende peale ja tulge ettevalmistatult.